jälle käes Boudoiri pidu, selleks on suur sõbrapäevapidu siin Butterfly Lounge'is, kus esineb Ott Lepland, muidugi ei puudu ka moeshow, selleks on Berit Muuga moeshow ja laval on palju vahvaid inimesi, kes räägivad väga põnevatel teemadel. No nii, siin Boudoiri peol, kus on muidu üksnes naised, on sattunud ka üks meesterahvas ja mitte lihtne meesterahvas, vaid plastikakirurg. Doktor Simmo, kuidas teil tundub, milliste naistega on siin üritusel tegu? No siin on kõik väga ilusad naised, et ma üldse ei oodanudki, et nii palju kenasid naisi näen, et ma tulin kampsuniga ja mõtlesin, et siin on mingi paar naist, aga saal on täis ja väga muljetavaldav. Sa astusid üles ka väikese etteastega, et kas sul on ka mõni hea soovitus Eesti naistele? Ma ei tea, Eesti naised on nii ilus, et ma ei oskagi midagi soovitada, lihtsalt olge enesekindlad ja ma ei tea, uskuge ise endasse ja et tulge ikka lõikusele siis, kui ikka mitte midagi muud enam teha ei anna, et kui meigi ja riietega annab asju korrigeerida, siis ega seda lõikust ei pea tegema. Brigitta, sina olid ka üks tänase õhtu esinejatest. Räägi, mis nõuandeid või ilunippe sa naistele andsid? Kõige parem ilunipp on enesearmastus. Pole midagi ilusamat kui inimene, kes on õnnelik ja saab enda kasti läbi. Ja muidugi sa kindlasti andsid ka väikse sellise jumestusnipi oma uue Glam Upper kulmukeeliga. Ja ilma selleta absoluutselt õnnelik ei saa olla. Ja kui ka buduaaritorid tahavad nii ilusaid ja vahvaid kulme, kus nad selle kulmukeeli leiavad? Glam Upperi kodulehelt glamupper.com. Ja ma tean, et sa nüüd oma missinduse kogemusega ja modelli kogemusega korraldad ka siis selliseid väikseid iluõhtuid, sest sa oled ka jumestuskunstnik tegelikult. Et kas ka seda infot võib sealt leida? Jah, ma ei korralda neid regulaarselt ainult huvi korral, et minu juures saab broneerida tüdrukute õhtu. Urmi, sina täna rääksid väga sellisel intrigeerival ja tõsisel teemal, see on siis naiste intiimtervis. No see on tabu teema ja me tahame seda kummutada, et inimesed julgeks rääkida, et see on samamoodi meie nahk, meie keha osa, et kindlasti annab see igale naisele enesekindlust juurde, nii noorele kui küpsemale. Aga ütle, kus seda Cum Laude brändi saab endale soetada? Cum Laude on juba poole aastaga saanud nii populaarseks, et me oleme võitnud gynekoloogide poolt heakskiidu ja praegu on apoteekades, Südameapteegis, Tamrotes või Penudes õigemini on öelda ja e-apteekites. Nii et on täitsa saadaval. Nii et julgustame naisi ennast hästi tundma ja kasutama õiget kosmeetikas igat keha osas. Elagu vulvaplanet! Katrin, järjekordne Boudoiri suur sõbrapäevapidu on käes ja piletid olid välja müüdud ammu enne algust. Et mismoodi see nipp käib, millal need piletid tuleb ostuüritusele? Ma arvan, et enam-vähem 6 aega enne me paneme piletid müüki ja siis tasubki tegelikult kohe soetada, sest piletide arv on piiratud, neid ei ole palju. Ja ma arvan, et see võlu ongi see, et meil on põnevad esinejad, kes siis vestlevad, selline igaüks 15 minutit, seejärel on moeshow ja loomulikult muusikaline esitaja. Aga räägi, täna oli Berit Muuga show ja sa astusid ise ka modellina üles, et milline on sinu selle aasta kõige ägedam moeleid? Ma ei oskagi öelda, ma arvan ikkagi Noora Ail on mul väga hingelähedane. Et ma küll hetkel ei ole tema riietes, aga ta on ikkagi selline tõeline naiselikkuse kehastus, et iga naine tunneb tõelise jumalana, nagu ta midagi sellist selga paneb, et no tõesti, see tunne on imeline. Ja lõpetuseks ütle, millal on järgmine Boudoiri pidu? 11. aprillil siin samas Butterfly Lounge'is. Ja tasub peal hoida silma siis sotsiaalmeedial ja Boudoiri veebilehel, et millal see täpselt toimub. Just nii.